ma olen siin proovinud iga nädal panna ühe video ülesse. Aga eelmine nädal jäi vahele, sest et ma olin kevadtormil ja oli ka nagu tööalaselt päris kiired ajad ja siis jäi see video ära. Ja täna pole ka eriti palju aega, aga mõtlesin, et ma teen siis ühe video, mida ma ammu olen planeerinud, et kui seda nüüd minu ratast vaadata, siis ta on päris erinev sellest, mis Honda CRF 300L on otse nagu salongist tulles. Ma ei tea, kas ma olen õigel teel, aga ma olen sellest kuidagi teinud juba siukse kergelt mitte dual sport, vaid adventure ratta. Niisugune mulje võib jääda. Ma olen siia nii palju kola juurde pannud võrreldes sellega, mis alguses on. Aga igal sellel asjal, mille ma siia pannud olen, on tegelikult oma põhjus. Ja sellest nüüd äkki siis, sellest nüüd räägingi. Et vaatame siin, hakkame ülevalt pihta. Et kõigepealt siis Adventure Spec Mini Fairing. Selle ma otsustasin siis soetada pärast seda, kui ma eelmise aasta oktoobris Olgeriga sõitsin, oli see november või oktoobri lõpp, sõitsin Saaremaa tetti veel. Ja siis oli nagu siukene külm tuul, muidu oli nagu käed olid soojad tänu rõskasoojendustele, aga vastu rindkeret puhus hästi külm tuul, kui mööda maanteed sõita. Ma mõtlesin, et oleks vaja mingisugust tuuletakistust või fairingut. Jah. See on üks põhjus. Siis teine põhjus, miks ma selle fairingu peale läksin, siis oli see, et mul oli lenks oli ülekoormatud igast nodiga, et siinpool oli mul USB pesa, siinpool oli telefon, et ta oli nagu järjest täis igasuguseid asju ja siin oli ka siis heated gripi kontroller. Ja siis ma otsustasin, et selle fairinguga ma siis lahendan kaks probleemi. Et saan tuule endal rinna pealt ära ja saan ka osad asjad siia keskele tõsta. Ja selles mõttes ta täitsa toimis. Siin on mul nüüd USB pesa, on siia installitud. Ja telefon on samamoodi siia, seda saab siin keerata ka horisontaali, vertikaali, kuidas vaja on. Praegu ta on mul siis horisontaalis, sellepärast et vertikaalis mulle meeldiks muidu rohkem. Aga vertikaalis jääb ta seda näidikuplokki, ratta enda näidikuplokki siis varjama. Et siis ma panin ta niimoodi. Installimine oli suhteliselt lihtne. Et siin on näha, et siit need rauad jooksevad siia prillide külge, ülemiste prillide külge. Ja põhimõtteliselt ongi kõik, et see on nüüd spetsiaalselt selle 300L mudeli jaoks tehtud. Neil on ka universaalsed fairinguid, aga see on selle jaoks tehtud, et ta istub täpselt siia prillikinnituste külge. Ja seda müüakse siis niimoodi, et on eraldi see amp siis selle telefonihoidiku kinnitamiseks, on eraldi metall siis, mis on siis raam ja eraldi siis see esiplastik, et need on ka läbipaistvaid ja mis iganes värve soovida. Ma võtsin punase, et sobiks nagu rattaga. Siis telefoni laadija ja hoidja. See on selles mõttes hea hoidik, et sellel on ka juhtmevaba laadimisfunktsioon. Ja seda saab siis, nagu öeldud, keerata vertikaali, horisontaali. Ja tal on see vibration damper siin ja
ja minu jaoks nagu täiesti õigustanud ennast. Ja miks ma selle soetasin, oli sellepärast, et see eelmise telefoni hoidiku vahele mul siis see telefon tegelikult normaalselt ei mahtunud, ma pidin seda alati kangutama, et sinna saada ja sealt ära saada ja oli siuke ebamugav, et see on nüüd siin, võtab voolu aku pealt ja nii toimib. Siis double take peeglite koopia. Et miks ma pidin uued peeglid ostma, sest et Honda enda peegel kukkus mul, ma ei tea, esimese või teise sõidu ajal juba kõveraks, et ratas kukkus jala pealt ümber, pumm, peegli peale, peegel kõver ja noh, nii ei saa rallit sõita. Et siis võtsin need ja nad on selles mõttes, kes ei tea, nad on selles mõttes mugavad peeglid, et need keerad siit lahti ja saad kokku voltida, kui kuskil võsa vahel sõidad, et siis ei ole neid vaja ja siis nad ei peksa sul kuskile võsa vastu ka. Pluss veel see, et kui nende peeglitega kukud, eks ju, et siis nad liiguvad eest ära, kui on isegi nii palju väljas, sul võib-olla kukud, hops, ta läheb eest ära, ta ei lähe sul kõveraks. Et selles mõttes nad head ja ütleme okei, nad ei ole, kui originaalpeeglid tõesti peab ütlema, et see pilt oli täiesti, mingit vibrat ei olnud. Siis nendega nagu kerge vibra on, aga ei midagi häirivad, ausõna, ma olen nendega nüüd terve hooaja sõitnud ja väga mõnusasti saab hakkama. Siis me oleme siia esiotsa juurde, esitulekaitse. Laterna kaitse on nüüd süüke, et ma ei tea, kas seda on vaja just, aga samas kui kuskil maastikul sõita ja või kruusa peal siis ikkagi ju mitmekesi sõita, siis lendab ju neid kive ja suuremad kivid peaks see kinni pidama, aga see tuli on ise, latern ise on kindlasti kallim kui see metallikolakas siin ees. Siis järgmiseks Acerbise käekaitsmed või heeblikaitsmed. Ei mäleta, mis neil täpne nimi oli, neil on kaks heeblikaitset või käekaitset on täpselt enam-vähem ühesuguse nimega. Aga need sai siia võetud esiteks, et tuule eest kaitsta käsi, et kaitsta okste eest ja kaitsta heebleid. Sest et Honda enda omad olid siuksed, nad kinnitasid siia kuskil peegli kinnituse külge, siuksed ilma raamita ja tuule eest midagi varjasid, aga mingit kaitset nad ei pakkunud mitte millegile. Et siis tuli need ka ära vahetada, eks ole. Selline see põhjus on. Ka jälle kinnitamine, siin on lenksu kinnitus või selle lenksu külge ja siis teine ots siia külge ja oli väga lihtne, midagi keerulist ei olnud. Seejärel heeblid, uued heeblid. Heeblitega on sama teema, et selle ühe jala pealt kukkumisega oli mul heebel oli kõver, Honda originaal heebel. Nad olid palju pikemad ja niimoodi ja siis nad siis nad ei elanud seda ühte kukkumist üle ja võtsin siis jälle siuksed lühemad heeblid. Need on timmitavad, saab seda kaugust timmida siit käest ja nad ka painduvad väljapoole ja et nad ei murdu nii kergesti ära. Nad ei ulata ka kuidagi siia, nad on lühemad kui lenks ja juhtraud. Et siis sellepärast sai need võetud. Siis Oxfordi rutskasoojendused või soojendusega rutskad. Eks neid soojendusega rutskasid tehakse paljude erinevate tootjate poolt, aga juba palju aastaid tagasi ma ostsin Oxfordid
oma Ducatile. Ma olin nende Oxfordidega niivõrd rahul, et ma ostsin need ka KLR-ile ja nüüd ostsin need ka CRF-ile. Ja ma võin, need on tõesti kvaliteetsed ja lähevad kiiresti soojaks. Ja kui soojaks, noh, näed, siin on kontrolleri peal on 5 erinevat soojusastet. Et harva, kui ma pean need 100% peale panema, sest see 100% on juba nii kuum, et hakkab kõrvetama. Et kuskil 50, 75, 40 peal tavaliselt hoian. On sellised jahedamad ilmad. Ja kui sul on veel sellised tuulekaitse ka siin ees, siis käte pärast pole üldse muret. Aga jällegi vajalik investeering minu jaoks. Siis Rentali Lenks. CRF-i enda lenks, mis talle peale on installitud tehases, see on pehmest metallist. Et see samamoodi selle ühe kukkumisega, jala pealt kukkumisega läks ta mul kõveraks. Ma kahtlustasin, et on kõver, kui ma olin ta maha võtnud ja laua peale pannud, siis ma nägingi, et ta kiikus. Ja järelikult oli ta sellest väiksest kukkumisest juba kõveraks läinud, mida ka on paljud rääkinud, et on pehme. Ja siis ma võtsin Rentali lenksu ja see on alumiiniumist, see on umbes samade mõõtmetega võtsin kui originaallenks. Ta on natukene kõrgem, et see on isegi pluss selle juures, aga et see on nüüd nagu siuke kvaliteetne lenks siis. Jällegi, oli vaja osta, sest et originaal oli kõver. Lähme edasi allapoole. Outback Motortechi kukkumisrauad. Ühed kallimad jupid, mis ma siia rattakülgele on pandud või täienduse, ongi need Outback Motortechi kukkumisrauad. Aga ma otsustasin nende kasuks siis, kui ma olin nende tootja promovideot siis näin nende samade raudade kohta sellele rattale, et joosti ratas käe kõrval või isegi mingi auto tõmbas vist selle koormarihmaga ja lasti rattal maha kukkuda hoo pealt ja lohistati ja nende raudade peal ei juhtunud rattaga midagi. Ja seda tehti korduvalt ja need rauad kaitsesid selle ratta ära kukkumise eest, siis plastikud ja kõik jäid terveks. Et siis ma otsustasin, et jah, mul on ka neid vaja ja eks need jällegi raudade tootjad on erinevaid, aga mulle meeldivad nad on suhteliselt väiksed ja siukse madala profiiliga, et nad ei ulata väga kaugele välja siit raudadest või sellest plastikust ja teevad oma töö ära ja minu meelest on väga kena. Üks asi on see, et miks siit näha on, aga selle porilaud võõrub siia kergelt vastu siia keskele. See on siuke disaini viga. Aga mind see ei sega. Et siia on siia sisse võõrunud siukse, mina ei tea, 0,1-0,2 milli. Aga ega ta siit ära ei murde ja las ta siis võõrub vastu, et sellest ei ole lugu. Aga vähemalt on radikas ja plastikud kaitstud. Acerbise raamikaitsmed. Acerbise, miks ta oli X-grip või raamikaitsmed. Need on kes on CRF-iga kursis, see teab, et see värvikiht siin raami peal on niivõrd õhuke, et juba paari sõiduga olin ma oma saabastega sinna see on värvi maha võõrunud ja metall väljas. Et isegi paljastatud metall on natuke ohtlik, seal võib hakata roostetama või mida iganes. Et siis et see siit edasi ei leviks, siis ma panin siia Acerbise need raamikaitsmed peale.
jah, see on see põhjus, aga jällegi noh, on ju vajalik. Acerbise noh, mootorikaitsmed siis. Jällegi metsas ju nagu tuleb kukkumist ja igast kuradi kitsastes oludes trügimist ette, et siis kaitsta mootori gaasi. Sai siis installitud need küljekaitsmed, et siin nad hoiavad siit natuke eemale, et siit käib õhk läbi. Acerbise põhjakaitse. Sellega on niimoodi, et mina arvan vähemalt, et kui te ostate ainult ühe asja oma ratta kaitseks ja rohkem ei osta, siis ostke põhjakaitse. Et mina ostsin selle juba siis, kui ma rattale salongi järgi läksin, siis oli mul seljakotiga see põhjakaitse kaasas ja ma kruvisin selle kohe seal salongi ees ette, et enne koju sõitu oli mul see juba peale installitud. Et see on ikka saanud siin omajagu täkkeid ja asju, et plastikust, noh ei ole vaja metallist, et see plastikust, ma olen jälle teste näinud, on sellega ronitud siin kivide otsa maandutud ja nii edasi, et see peab väga hästi vastu. Siis pakiraam. Pakiraam on nagu igati, ilma selleta ei saa, et kui tahad kuskile mitte niisama pooletunniseid sõite teha, vaid kuskile kaugemale matkata, tetti teha paaripäevaseid otsi, siis et see pagas siia kinnitada, noh istme peale väga palju ei mahu, et selle peale siis saab panna oma koti ja siia külge saab kinnitada ka küljekotis ja ühte otsapidi ja jällegi ilma ei saa, et siia plastiku külge niisama, see on pehme, siia ei pane midagi. No vot, lisaks nendele näidatud asjadele olen ma ka investeerinud natukene pagasisse, et siin juba oli näha, on siis Moskomoto Gnom paagikott. Praegu ma ei hakanud peale panema, aga mul on ka Raino Voolki küljekotid, Raino Voolki sabakott 20-liitrine ja 10-liitrine. Aga sellest pagasist ja mida ma seal tassin, sellest ma siis teen eraldi video. Aga jah, et noh, stokkratas on igati okei sõita. Aga samas jah, kuna ma praegu tean, et ratas on tehniliselt korras, see nagu investeeringuid ei nõua, siis ma otsustasin, et ma saan praegu investeerida siis ratta lisavarustusse, mis seda ratast siis kaitseb ja võib-olla teeb sõitu mugavamaks ja üks kuu üks, teine kuu teine. Ja nii ta vaikselt on selle aasta ja ühe kuu jooksul või mis mul see ratas on olnud, siia kogunenud ja ega see nüüd rohkem juurde väga midagi ei vajagi. Kui sa veel subscribe inud ei ole, aga samas siiamaani oled ära vaatanud, siis võid ju samas ka subscribe ida, et kanali levikule on see, tuleb ainult abiks. Ja järgmise korrani. Tšau! Näeme teedel!